Karina. Tere. Mul on nii hea meel, et sa oled täna siin meiega. Samad sõnad. Aitäh, et sa tulid. Meie sinuga kohtusime tegelikult üldse mitte nii kaua aega tagasi pereteraapia väljaõppes ja mul on selle üle nii hea meel. Mingite inimestega lihtsalt on see kohene klikk ja sina oled tõesti seal kursusel üks inimene, kellega mul on lihtsalt tekkinud kohene side ja sümpaatia, et mul on nii hea meel. Ja, ma olen täiesti nõus ja jagan sinuga seda sama arvamust. Ja mul on nagu tõsine au, et sa istud siin täna minuga ja oled nõus jagama enda tarkust ja kogemust ka teiste inimestega, et tõesti siiras tänu, et sa siin oled. Ja, aitäh sulle ka kutsumast. Aga räägi natuke inimestele, et kes sa oled, mis sa teed? Hetkel ma töötan Tartu Ülikooli psühhiaatriakliinikus kliinilise psühholoogina. Et see on siis minu selline igapäevane töö. Ja niimoodi kõrvalt tegelen ka siis oma doktoritöö arendamisega, et sellega ma olen tegelikult juba päris pikka aega tegelenud, kuna ta on selline kõrvaline, et ta ei ole nagu selline põhifookus, et siis lihtsalt võtab natuke rohkem aega. Aga selline südameasi see mul on ja ma kindlasti tahan selle ühel hetkel ära teha. Et ma tunnen, et see lihtsalt annab mulle midagi juurde, millega ma saan nagu hiljem elus veel edasi tegeleda, mingid mõtted mul on selles suunas. Aga üldiselt jah, peamine rõhk läheb siis sellisele kliinilisele tööle, kus ma siis tegelen erinevate patsientidega. Peamiselt on siis minu fookuses söömishäirega patsiendid ja ka siis erinevate meeleoluhäiretega ja selliste komplekstrauma patsiendid ka. Ja jooksvalt siis kui on võimalus, natukene õpin juurde jälle, et nüüd ongi see pereteraapia väljaõpe, mida ma hästi oluliseks pean oma töös, et ma näen, et see tegelikult iga nii-öelda töö siis inimestega puudutab nii-öelda seda, et ma väga hindan seda teraapiat ja ma näen, et ma saan seda väga palju kasutada oma töös. Ja siis jooksvalt ka, mis väljaõpet parasjagu on, mis mulle sobivad ajaliselt ja ka minu siis sellise töö iseloomuga, et neid ma siis ka juurde võtan. Tõesti, ma olen siit kõrvalt sind jälginud praegu aasta jooksul, ma enam ei pea arvet, et kui palju sul neid väljaõppeid, erinevaid kursuseid on, et väga imetlusväärne, kuidas sa hoiad ennast asjadega kursis ja harid ja et tundub, et sa oled leidnud täiesti enda asja, mida sa armastad. Jaa. Seda küll, et eks ma ka pikalt otsisin ja ma tunnen, et see on kõik minu isikliku küpsemisega kaasas käinud. Et see, et ma psühholoogiat otsustasin õppima minna, see teadmine oli mul olemas, aga just see valmisolek inimestega tööd teha ja päriselt tööd teha niimoodi, et ma naudin ka seda ja ma tean, mida ma teen. Et see on nagu kasvanud küpsusega või kaasa tulnud nii-öelda minu sellise isikliku arengu ja küpsusega. Ja pigem ma tunnen jah, et see kontakt nagu sellega järjest enam paraneb. Aga kuidas see oli siis, kas sa täitsa noorest peale teadsid, et psühholoogia on sinu tee ja läksid kohe nagu seda teed, et ei katsetanud millegi muuga alguses? Ei, see tegelikult üldse mitte nii ei olnud, et kuna minu ema on psühholoog ja pereterapeut, siis tegelikult esialgu ma pigem olin selline tõrges ja rohkem vastumeelne selles valdkonnas. Ja kuna ma olen hästi aktiivselt spordiga terve elu tegelenud, siis mu süda kuulus väga pikalt spordile. Ja see otsus ikkagi pärast keskkooli minna ka nii-öelda sporditeadustesse. Läksin siis kehakultuuri teaduskonda Tartu Ülikooli. Et see oli ka ikkagi puhtalt selles võtmes, et kuna sport oli minu elus ikkagi väga esikohal, aga ütleme nii, et esimese kursuse lõpus ma juba teadsin, et see ei ole see, mida ma elus nagu teha tahan. Ja siis sealt tuli siis ka see mõte, et ma vahetan eriala ja siis ma hakkasin psühholoogiat õppima. Et ma tegelikult lõpetasin kehakultuuri ka ära bakalaureuse, aga tegelikult mu selles mõttes siis ma juba teadsin, et tegelikult ma tahan psühholoogiat õppida. Jah. No väga vinge, sa tegid siis 2 väljaõpet kraadi nii-öelda samaaegselt või? Jah, mingi periood see tõesti oli nii. Aga see oli imesta praegu.
selles mõttes, et teades sind ja kui võimekas sa oled selle nurga alt. No see on lihtsalt see pigem võib-olla minu selline kangekaelsus eesmärgipärasus, et kui mul on ikka mingi siht silme ees, siis ma teen selle ära ja kuidagi, ma ei tea, ma ei suuda asju pooleli jätta, et see on ka see, mis käib alati kaasas. Ja ma mõtlen ka, et sa tegelikult mängid tennist ju. Jaa. Me ei ole veel jõudnud koos mängima, aga väga tore oleks. Jaa, küll me jõuame. Suvi on ka tulemas. Et kui sa räägid spordist, kas see oligi tennis, mis oli su elus põhiliselt või oli midagi muud? Jah, et tennis on ka üks osa minu elust olnud sisuliselt sündidest saadik, sest mu isa on tennisist ja mängib tennist siiamaani. Et selles mõttes ma olen ikkagi üles kasvanud tennise keskel. Ja esialgu ma tegelikult rohkem tegelesin kergejõustikuga ja päris alguses ka iluvõimlemisega, aga üsna pea läksin ikka kergejõustikusse ja siis tuli tennis kõrvale, aga ühel hetkel ikkagi tennis nagu vallutas siis selle spordi nii-öelda alade valikus ikkagi minu elu, jah. Tennis on tõesti väga mõnus mäng. Väga naudin ise ka. On küll, jah. Aga tulles siis tänase teema juurde, tänane teema on meil aksepteerimine. Räägi natuke lähemalt sellest, et mis see aksepteerimine on? Jah, et aksepteerimine, see on selline teema, millega me ju tegelikult iga päev kokku puutume ja elu annab meile nii-öelda iga päev võimalust siis õppida seda. Et need on ju kõik igasugused pisiasjad, mis meil elus juhtuvad, millega me igapäevaselt kokku puutume. Ja aksepteerimine on kindlasti siis nii-öelda võtta elu täpselt sellisena, nagu see praegu on siin ja praegu, võtta ennast selles elus täpselt sellisena, nagu ma olen, sest on asju, on tegureid, olukordi, mida me tegelikult kontrollida ei saa. Ja kui me üritame neid kontrollida, siis me tegelikult lihtsalt paneme ennast rohkem kannatama ja aksepteerimine siis aitab nii-öelda seda kannatust vähendada ja viib meid tegelikult rahul olevama eluni ja õnnetundeni, suurem õnnetundeni. Siin olid väga olulised asjad minu jaoks, mis sa välja tõid, et tegelikult meil inimestena on ju niivõrd keeruline loobuda sellest kontrollist, et inimene kuidagi tahab omada kontrolli, see kuidagi rahustab meie närvisüsteemi, üldse meile justkui tundub, et meil on niiviisi rahulikum ja parem elada, aga elu on tegelikult nii ettearvamatu ja meil on alati elus muutujaid, mida me ei suuda kontrollida, et sellisel juhul see aksepteerimine on väga oluline tool või kuidas see eesti keeles nüüd on, abivahend, et sellega toime tulla. Oskus ka seda nimetada, jah. Sest eks me ju võib-olla inimestena nagu ka aksepteerime, aga kui me seda nagu teadlikult kasutame, et siis seda võib täitsa oskuseks nimetada. Ja kindlasti on oluline ka teadvustada seda, et alati me ei saa ka aksepteerida, sest on olukordi, mis vajavad lahendamist, et kus on oluline ikkagi probleem lahendada, et me päris igas olukorras aksepteerida ei saa ka, aga just mõelda nagu selle peale, et mis olukorras me ei saa või mida me ei saa kontrollida. Et millised olukorrad ei ole meie kontrolli all. Okei, et see aksepteerimine tegelikult tulebki meil mängu siis, kui me oleme nagu selle olukorra situatsiooni läbi analüüsinud ja jõudnud nagu arusaamisele, et tegelikult mul selles olukorras kontroll puudub, et siis on see, kus see aksepteerimine tegelikult tuleb meile appi. Jah, just. Ja sa natuke nagu mainisid, aga käiks korra veel üle, et miks see aksepteerimine ikkagist siis oluline on? Mis see mulle nagu juurde annab, kui ma nüüd selle oskuse omandan ja hakkan nagu teadlikult selle poole püüdlema, et ma oskaks siis elus paremini aksepteerida asju, mida ma ei saa kontrollida. Jah, et kindlasti aksepteerimise peamine eesmärk on ikkagi vähendada kannatusi, sest valu ja raskus, see on elu loomulik osa, et me inimestena kõik jagame valu, et see on üks inimloomuse osa, ühiskonna osa, inimkonna osa, et valu, raskused, keerulised olukorrad, et need nagunii kuuluvad meie elu juurde. Aga kuidas me siis sellega toime tuleme, väga sageli me ise tegelikult oma siis emotsioonidega
teeme veel selle olukorra hullemaks. Ja nii-öelda jääme võib-olla mõnikord ka sellesse emotsiooni liiga kinni, see emotsioon hakkab meile ise raskuseid valmistama, selle tulemusena ka ärevus, stress, depressioon, need võivad nagu nii-öelda välja areneda. Et aktsepteerimine aitab siis vähendada seda kannatust, et loomulikult ta ei võta ära valu, et see on nagu oluline nii-öelda teadvustada, et aktsepteerimise läbi me ju tegelikult, see ei tee mingit nagu imet selles mõttes, et see ei pane seda olukorda kaduma, see ei pane valu kaduma, aga see aitab meil siis leevendada selles olukorras toimetulekut, vähendada meie kannatust. Ja selle tulemusena siis me suurendame enda siis sellist rahulolutunnet. Aga kas siit võib nagu järeldada, et see on tegelikult protsess? Et see ei ole see, et ma nüüd saan sellest olukorrast aru, ma saan aru, et ma ei saa seda kontrollida ja nüüd ma tegelen sellega, et seda aktsepteerida, et see aktsepteerimine ju ei pruugi tulla niiviisi nagu sõrmenipsuga või üleöö, et seda võib teha nagu jooksvalt ja et see tegelikult on protsess. Ja absoluutselt, see aktsepteerimine on vägagi protsess. On küll olukordi, mida me saame ühekordselt aktsepteerida, et näiteks õues sajab vihma, kui mina tahtsin just randa või jalutama minna, mul on vaja kuskile kindla ajaliselt või kindlaks kellaajaks jõuda, liikluses on tohutu ummik, et neid olukordi me saame ka lihtsalt ühekordselt aktsepteerida. Aga tõesti on siis selliseid raskemaid olukordi elus, mille aktsepteerimine võtab aega, see nõuab harjutamist ja seda võib tõesti nimetada protsessiks. See on hästi hea, et sa selle välja tõid, et tegelikult seda aktsepteerimist mulle tundub, et võikski hakata harjutama või tähele panema vähemasti nendes nagu lihtsamates olukordades. Jaa, kindlasti. Et kindlasti need on nagu need kohad, kust on võib-olla kergem hakata seda harjutama, et need on mingis mõttes võib-olla nad ei mõjuta meie elu nii pikaajaliselt, neisse meie ei ole nagu seda ohtu liigselt nagu kinni jääda. Et aga samas nagu selleks, et ikkagi tõesti enda jaoks olukorda mitte hullemaks teha, et sellised igapäeva olukorrad nii-öelda, et siis tõesti harjutada seda, praktiseerida seda aktsepteerimise oskust. Aga kuidas inimene võiks üldse vahet teha nendel olukordadel? On sul mingi hea nõuanne, et kus on ikkagist nüüd see olukord, mida ma saan kontrollida ja mida ma ei saa kontrollida? Jah, et siinkohal on väike selline analüüs nagu iseenda sees, et kindlasti kõik igasuguste oskuste kasutamine või üldse iseenda mõistmine algab või sellest teadvalolekust. Et kui teadlik ma olen sellest, mis minuga hetkel toimub. Ja kindlasti üks selline võimalus hetkel ka mõista, et mis olukorras ma olen, mis minuga parasjagu toimub, ongi selle hetke olukorra teadvustamine. Mis toimub minuga, mis toimub minu ümber. Kui mul on olemas, teadvustan endale probleemi, mida ma tegelikult saan lahendada, millel on lahendused olemas, siis lihtsalt, mida ma järgmisena tegema pean, ongi see, et ma lihtsalt lähen ja lahendan selle probleemi. Kui ma tunnen, et ma saan seda kuidagi iseendas muuta seda olukorda või oma emotsioone või tajusid, siis ka lihtsalt tuleb seda teha. Aga kui seda olukorda ei saa lahendada mitte kuidagi moodi, ega ma ei saa ennast kuidagi paremini tundma panna või endas mingeid muutuseid teha, et siis ongi selline aktsepteerimise koht nii-öelda selles. Aga tooks selguse mõttes meie kuulajatele mingid nagu elulised näited ka juurde. Et mis on see olukord, kus võiks siis leida lahenduse, millest sa just rääkisid, ja mis on sellised nagu päris elu näide võib-olla, kus sa tegelikult ei ole lahendust? Et näiteks olukord, mida me saame lahendada, et näiteks mõni pikaajaline tüli mõne kas siis lähedase inimesega või on see ka selline konfliktne olukord mõne kindla inimesega, on see töökaaslane, mõni sõber või siis ka näiteks keegi domineeriv inimene, kes liigselt ikkagi kuidagi kahjustab mind, et need on need kohad, mida ma ei pea aktsepteerima ja mida ma tegelikult ei tohikski aktsepteerida. Et ja seal on nii-öelda ma saangi siis endalt küsida, et kas sellele probleemile on mingeid lahendusi, mõelda enda jaoks läbi, mida ma saan sellel hetkel teha. Et, ja kui sellel on lahendused olemas ja mis puudutab erinevaid tüliolukordi,
kas on siis partnerlussuhe või sõbrasuhe, siis neid olukordi tegelikult ma saan lahendada. Aga kui nüüd rääkida sellisest olukorrast, mille üle mul kontrolli ei ole, et nendeks on siis sageli sellised võib-olla raskemad olukorrad elus, et kus me näiteks siis kaotame kellegi, on see siis ootamatult kaotame ema, lapse, juhtub mõni õnnetus, mis jäädavalt siis kas muudab kuidagi minu elu, tekitab mingeid püsivaid kahjustusi või läbi õnnetuse kaotame kellegi. Või on mõni oluline suhe, mis puruneb. Et need on nagu need olukorrad, mis ei ole minu kontrolli all, mida ma otseselt enam muuta ei saa, need on juhtunud, siis see ongi selline aksepteerimise teema. Ja no ütleme nii, et need ongi tegelikult sellised eluliselt ju väga rasked kohad, kus olla, et täpselt sellised suhtekaotus ja lahkuminek on inimestele väga nagu raske asi, millest üle tulla. Et jah, aga tõesti ongi selline, et midagi ei saa teha, kui ikkagi teine pool ei ole selles kohas ja ei soovi seda suhet, et seal ei jäägi nagu midagi muud üle, on ju. Just, jah, ja see põhjustab tegelikult väga tugevat valu ja kannatust inimesele. Ja samamoodi lähedse inimese surm, et sellega kaasneb väga tugev kirjeldamatu valu. Jah. Ja see aksepteerimine siis ikkagist aitab meil nii-öelda sellistes rasketes olukordades siis kiiremini taastuda? Kindlasti igale olukorrale on vaja anda aega ja kõik tunded, mis ikkagi üles tulevad, need on normaalsed, lubada endale neid tundeid, anda nendele tunnetele aega. Ja eesmärk ei ole võib-olla nagu kiiresti muuta või lahendada seda olukorda, vaid vähendada selles protsessis enda kannatust. Et kui on olnud ikkagi olukord, mida ma ei saa enam muuta, see on olnud, siis kui ma jään sellesse kinni, et enamasti mis tekib, on sellised tavapärased küsimused, et miks see pidi juhtuma, et miks just mina praegu selles olukorras olen, miks see pidi just minuga juhtuma. Et see on nagu selles mõttes, mingis mõttes nagu siis annab märku sellest, et inimene ikkagi on kinni jäänud sellesse olukorda, ta kas siis süüdistab ennast, sellega on kaasnenud veel mingisugused emotsioonid, mis lisaks sellele valule põhjustavad kas siis veel süümepiinu juurde või siis veel mingit pettumust, üksildust, et veel nagu selliseid emotsioone, mis nagu võimendavad seda olukorda. Just ma mõtlengi, et tegelikult neid emotsioone on ju nii palju, et kui sinna veel lisanduvad mingid muud asjad, sest me oleme inimesteni ju nii komplekssed, et meil üldjuhul ei ole ainult ühe emotsiooniga tegemist. Et kohe, kui sinna tulevad mingid muud tunded ka juurde, et siis see teeb selle olukorra veel keerulisemaks. Loomulikult. Ja mida paremini me teadvustame, seda selles mõttes lihtsam meil on ka nende raskustega tegeleda, mis puudutab emotsioone, aga sageli on ka segadus väga normaalne. Et ka seda tunda on igati okei. Aga võib-olla nagu, mis ma just mõtlen nende selliste keeruliste olukordadega, sest enamasti seal aksepteerimise raskus ilmnebki selliste elu muutvate või ikkagi selliste raskete olukordadega, et enamasti inimestel kuidagi see mõte, et kuidas see aksepteerimine ikkagi siis aitab või ma ei suuda hetkel aksepteerida, et see ei ole praegu üldse minu võimuses. Et siis võib-olla mõnikord ongi oluline esialgu aksepteerida seda emotsiooni, et mitte üldse nagu seda olukorda, vaid esialgu tõesti lubada enda kurbusel olla, enda üksildusel, enda süütundel olla ja proovida aksepteerida kõigepealt seda emotsiooni. Sest emotsioon üldiselt on kõige suurem takistus aksepteerimise juures. Et ja seda nii selliste igapäevaste olukordade puhul, kui siis ka selliste tõsisemate, raskemate olukordade puhul. Ma arvan, et see on nii oluline teema, mida sa praegu puudutasid, et see aksepteerimine tegelikult just kui me võime selle nii-öelda lahterdada kaheks, et on emotsiooni aksepteerimine ja olukorra aksepteerimine on ju. Ja et üldjuhul need kaks ongi see, kus meil see raskuskoht on ja tegelikult, et ma isegi võiks siis öelda, et see aksepteerimine võiks alguse saada sellest, et ma kõigepealt aksepteerin ja lasen olla sellel emotsioonil.
Kui see aktsepteerimine on ikkagi nagu raskendatud kuidagi, et oluline on siis nii-öelda mõista ka neid tegureid, mis raskendavad siis seda aktsepteerimist, et kindlasti vajab see oskus praktiseerimist, oskus nagu üldiselt, aga jah, et sellistel puhkudel on hea mõelda sellele, et mis need emotsioonid praegu kaasnevad ja alustada siis kindlasti emotsiooni aktsepteerimisest. Aga kas on ka mingeid vastupidiseid näited, et inimene suudabki lihtsalt seda olukorda siis kuidagi aktsepteerida, et ilma, et ta selle emotsiooniga üldse tööd teeks või sellele tähelepanu pööraks? No üldiselt ikkagi emotsioon kaasneb iga olukorraga, et emotsioonidest me ei saa üle ega ümber ja oht on lihtsalt selles, et kui me surume alla oma emotsioonid, et siis me ikkagi tegelikult täielikult ei aktsepteeri. Et me võime nagu justkui mõelda, et ma olen aktsepteerinud jah, et see nagu juhtus nii, aga kui sinna alla kuulub ikkagi tunnete allasurumine, siis kannatusi nagu ei vähenda. Ja just ma mõtlengi, et siin on hästi oluline, ma arvan, mina olen enda elus olnud selles kohas ja ütleme, et mingis mõttes on täna nii palju kättesaadavam kõik siuke eneseareng ja kogu see aktsepteerimise teema on ka olnud väga suuresti laual. Ja siis mõtlen, et inimesed kuidagi nagu suruvad ennast sellest aktsepteerimisse, aga see ei ole tegelikult, see ei tule sellest nii-öelda õigest kohast, et justkui on lihtsalt see teadmine, et ma nüüd pean aktsepteerima, mul läheb kuidagi kergemaks, jah, ma olen aktsepteerinud, kas või näiteks vanemate puhul, et ma olen aktsepteerinud, et mul on selline ema ja isa on ja, aga tegelikult sa ei ole läinud sellesse emotsiooni või tundesse päriselt kohale, et mida see nagu päriselt tähendab, et kas ma nagu ikkagi päriselt aktsepteerin või see on lihtsalt nii-öelda mingi moodne asi, mida öelda. Ja just. Ja kindlasti. Et ja siinkohal mulle kuidagi sind kuulates nagu tuli võib-olla õige koht nii-öelda rääkida ka sellest, et aktsepteerimisega kindlasti ei pea kaasnema heakskiitu. Et mulle ei pea meeldima see olukord, milles ma praegu olen, aga ma saan seda ikkagi aktsepteerida. Et see on jälle see koht, kus mingis mõttes jälle need nagu emotsioonid tulevad mängu, et ma selles mõttes ikkagi jälle tean, mida see täpselt mulle tähendab. Aga et ma mõtlen just sellistes olukordades ka, et kus inimesed tahavad oma elus mingeid muudatusi hakata tegema. Et kui inimene avastab, et ma ikkagi tegelikult üldse ei ole rahul endaga, ma pidevalt sean endale mingeid eesmärke, mingeid sihte, ma kunagi ei täida neid ja olen ikka jälle siin samas kohas, et siis on ka nii-öelda abi sellest aktsepteerimisest ikkagi palju. Et just selles mõttes, et aktsepteerida saab ka ilma seda olukorda heaks kiitmata. Et jah, mulle ei pea meeldima see olukord, milles ma praegu olen, vaid oluline ongi lihtsalt mõista, et ma olen praegu täpselt selles olukorras. See on nagu ülinõme koht, kus olla, aga ma võtan selle hetke omaks täpselt sellisena, nagu ta praegu on, ma võtan ennast selles olukorras täpselt sellisena, nagu ma olen, kõikide oma tunnete, kõikide oma mõtetega. Ja see mingis mõttes annab nagu sellise mingi see nullpunkti või mingi sellise nagu lävepakku, millelt ma siis saan hakata edasi liikuma, et mingeid muudatusi oma elus hakata tegema. Sest kui ma tegelikult pidevalt kui ma endale nagu mingit pidepunkte või platvormi kätte ei saa, siis mul on tegelikult ka väga raske ennast ka kuskile nii-öelda panna või määratleda, et kuhu poole ma siis peaksin nagu liikuma hakkama. Et selles võtmes nagu nii-öelda siis tõesti see ei pea meeldima nii-öelda see, mida ma aktsepteerin ja sama ju käib ka tegelikult selliste väga kurbade sündmustega meie elus, et me ju mitte kunagi keegi ei rõõmusta selle peale, kui me kaotame kellegi inimese või juhtub mingi õnnetus, aga me ikkagi saame aktsepteerida seda ja oma eluga edasi minna, et me ei jää aastate pikkuselt kinni mingitesse olukordadesse. Ja siin oli 2 väga olulist asja, mis sa välja tõid, et ma rõhutaks seda, et aktsepteerimine ei tähenda heakskiitu. Et see on nagu väga oluline asi, ma arvan, et inimestel tekib selle koha peal ka väga palju selline nagu nii-öelda plokk ette, et just kui tundub, et mis mõttes ma aktsepteerin seda, et siis see ju tähendab seda, et ma olen sellega nagu okei või see käitumine on õigustatud. Just. Aga absoluutselt see ei tähenda seda. Ei, kindlasti mitte, et tõesti see,
et väga hästi tõid välja selle, et inimesed väga sageli tõesti usuvad, et kui ma nüüd aktsepteerin, siis ma annan justkui nagu loa sellele halvale olukorrale nagu olla või ma kiidan seda takka, et justkui õigustan seda tegu kuidagi, et aga kindlasti mitte, et see on nagu koht, millel nagu vahet teha. Et jah, et see ei ole, see aktsepteerimine on leppimine, et okei, et no jah, nüüd asjad ongi nii, ega ta ei ole siis see, et mida ma siis nagu heaks kiidan. Ja teine oluline asi oligi see, et tegelikult kui me aktsepteerime, on ju, nagu sa ütlesid, et see annab justkui selle 0 punkti, on ju, et see on ka nii oluline selle kogu teema puhul, ma arvan, aru saada, et see aktsepteerimine ongi see, et see tegelikult, vastasel juhul, kui sa ei aktsepteeri olukorda, on ju, mis sa teed siis, mis see, kuidas see tavaelus nagu välja näeb. See tähendab seda, et sa surud midagi alla või siis põgened, matad enda seda reaalsust millegi muuga. Just, ja see tegelikult põhjustab kannatusi inimesele. Et ja viib inimesed mingis mõttes nagu ummikusse, on ju. Et aktsepteerimine nagu ühelt poolt leevendab seda olukorda ja teiseks ta annab nagu selle võimaluse või tee hakata neid muutuseid tegema. Sest aktsepteerimine iseenesest ei ole ju probleemi lahendus, on ju. Et see on ikkagi viis, kuidas me vähendame oma kannatust, me leevendame olukorda ja me anname võimaluse muutuste tegemiseks. Et me aktsepteerime, me näeme või meil tekibki see võimalus hakatagi siis nüüd vaatama, et mida ma siis saan nüüd selles olukorras teha. Aga see eeldab ikkagi seda olukorra teadvustamist, selle aktsepteerimist ja siis see järgmine samm on see, et ma saan hakata siis vaatama, et mis on nüüd need järgmised viisid, kuidas ma siis saaksin hakata seda probleemi lahendama. Aga senikaua, kuni me vastu võitleme kangekaelselt olukordadel oma elus, on see siis meie mingisugune igapäevaharjumus, mida me ei saa nagu kuidagi ole võimelised muutma või on see mingisugune meile oluline raske sündmus, mis on elus olnud. Et kui me nii-öelda seda ei aktsepteeri, siis me lihtsalt oleme selles kinni, suurendama kannatusi. Et see ongi tegelikult nii-öelda lihtsas keeles öelda kummi venitamine tegelikult. Et nii kaua, kui, mis inimestele väga meeldib teha ju, et nagu mõtled, et ei mõtle selle probleemi peale, tegelen mingite muude asjadega, aga tegelikult see olukord sellisel juhul mitte kunagi ei muutu. Et sa inimesed võivad niiviisi kannatada tegelikult aastakümneid ja ma olen isegi kõrvalt näinud, et inimesed on mingites suhetes aastakümneid, kus tegelikult on väga suur rahulolematus, aga kuidagi toimetatakse ära, kuidagi tegeletakse kõige muuga, lastega, trennidega, tööga ja see ongi tegelikult see koht, kus see aktsepteerimine oleks niivõrd nagu vajalik, et tegelikult see rahulolematus ju saadab sind kogu aeg. Et reaalsuses sa selle eest ei põgene. Ei selle tööga ega mingi muu nagu kõrvalise tegevusega. Ja, et kui see ikkagi reaalselt mu olukord on täpselt selline, nagu ta on antud olukorras, siis seda me põgenemisega me seda kuidagi nagu ei muuda. Et aktsepteerimine loob selle pinnase, kust pealt ma saan hakata edasi tegema neid asju, mis aitavad mul siis neid muutuseid teha. Et see on nagu annab sellise hea tõuke nii-öelda. Just, et see esimene samm justkui ongi see aktsepteerimine selleks, et elus üldse saaks midagi muutuda, et ma saaksin midagi teha teisiti. Et teadvustamine võiks nagu kõigepealt olla, et ma saan aru, mõistan, kus ma omadega olen, mis see minu probleem on ja siis tõesti võiks nagu kuidagi enda jaoks siis katsetada ja hakata harjutama seda praktiseerimist. Ja aktsepteerimine on tõesti oskus, mida me peame pidevalt praktiseerima, see harjutamine on üks põhiline viis, kuidas me seda enda ellu saame rakendada ja aktsepteerimise juures on ka see hästi hea tegelikult ja mis mulle nagu väga meeldib, et me saame seda teha pidevalt ja mitu korda ja ma ei pea mõtlema, et kui ma täna ei tule toime aktsepteerimisel selle juures, milline mu elu hetkel on, siis see ei tähenda seda, et ma läbi kukkunud olen või nüüd ma ei olegi võimeline üldse aktsepteerima. Et ma võin seda teha kas või iga päev, kui mul seda vaja on või alustada oma igat päeva nagu siis selle aktsepteerimisega. Ja mõnikord võib minna ka aeg mööda, ma ei tea, mitu kuud mööda ja siis tuleb jälle mingisugune olukord, mis on siis võib-olla jälle sarnane või seotud või on täpselt sama olukord ja ma saan uuesti seda aktsepteerida.
Ma arvan, et see on hästi oluline välja tuua, et tõesti see võib võtta aega. Eriti kui meil on sellised rasked eluotsused, on ju, mis üldjuhul on, et lubadagi endale seda aega selle juures ja tõesti teha seda, sest ma arvan, et inimestel tihti jääb puudu sellest, et me kuidagi tahame neid muutusi siis, kui me mõtleme, et davai, nüüd ma enam ei jaksa, nüüd mul on kõrini, nüüd ma teen teistmoodi, on ju. Ja siis mõtled, et nagu läheb päev mööda, nädal mööda, ikka tegelikult midagi ei muutu, mul see enesetunne ei muutu, et lähed tagasi sellesse vanast harjumusse ja kuidagi lööd käega, on ju. Et tegelikult ütleme nii, et see muutus ikkagi tegelikult tuleb niiviisi, kui sa ei anna alla ja sa tegelikult justkui praktiseeridki seda igapäevaselt, nii kaua kui vaja. Just, ja ma rõhutan seda ka, et kindlasti igal inimesel on oma tempo selleks ja selleks võib aega võtta täpselt nii palju, kui ka inimene tahab. Hästi oluline on teha enda jaoks puhkepause. Et kui ma hakkan liikuma oma teel edasi, ma tean, mis mu siht, mu eesmärk on, siis peatuste tegemine, puhkuse andmine endale vahepeal ka ongi võib-olla hea mitte mõelda sellele ja ennast tõesti välja lülitada ja tulla selle juurde tagasi siis, kui ma jälle valmis olen ja liikuda nagu kindlasti oma tempos edasi. Et kogeda kõike seda, mida ma hetkel tunnen, mis mu siis teele ette jäävad, mis tunded need tulevad, lasta endale olla, anda endale puhkust ja siis jälle nii-öelda analüüsida läbi, et kas ma praegu saan seda aktsepteerida või saan ma seda praegu hoopis lahendada seda olukorda või vajan ma hetkel ikkagi nagu puhkust. Ma arvan ka, et siin on selles mõttes oluline koht, et inimesel on, see vajab julgust. Tegelikult selline endale väga ausalt elule nii-öelda otsa vaatamine, et mis mu elus nüüd toimub, on väga raske. Et me siin justkui räägime aktsepteerimine ja tundub justkui mingi hästi kerge asi, mida teha. Tegelikult ei ole. Tegelikult selle tunnistamine nõuab tohutut julgust. Jaa, absoluutselt. See aktsepteerimine, ta võib tõesti sõna kõlksuna tunduda nagu nii lihtne. Ja nagu sa juba varem mainisid ka, et tänapäeval nii igapäevaseks saanud sõna, et kõik kasutavad seda. Aga kindlasti sellise oskusena, mida oma ellu hakata rakendama, ta ei ole kindlasti mitte lihtne. Et see vajab aega harjutamist ja on okei, kui see ei tule ka kohe välja, sest see on normaalne. Et me inimestena harjume asjadega, me harjutame, me õpime ja selles mõttes, et see, et meil tulevad emotsioonid vahele ja mõtted vahepeal tahavad mujale minna või tuleb hoopis rohkem mõtteid, siis see kõik on normaalne. No ma võin enda elust tuua näite, et tegelikult see aktsepteerimine, kui mina hakkasin sellega tegelema, et see mingis mõttes ei lõppe mitte kunagi, sest elul on alati nagu midagi uut su teele visata ja lihtsalt kui seda oled harjutanud, siis sul tuleb see lihtsamini välja, et sind enam mingid olukorrad, mida sa ei saa kontrollida, sa alistud nendele nii palju kiiremini, et see enam ei vii sind enda keskmest niivõrd välja, et miks see aktsepteerimise ma tahaks välja tuua, harjutamine võib-olla isegi igapäevaselt või igaüks peab leidma enda tempo, võib-olla igapäevaselt on mõne jaoks palju, et see on niivõrd tegelikult toetav. Et elu on ebakindel, elus kogu aeg juhtub asju, mis ei ole meie kontrolli all ja see on nagu nii oluline oskus, kui sul on see nagu ära õpitud või omandatud ühel hetkel, et mina näen, et ma kasutan seda enda elus kogu aeg. Selles mõttes see nagu ei saa otsa või see ei lõppe ära. Ja ma olen täiesti nõus sinuga ja nii hea, et sa selle nagu välja tõid ja selle näite nagu enda peal ka lahti selgitasid, et tõesti see kontakti saamine selle teadmisega, et elus tuleb meil igasuguseid ootamatusi ette ja me ei ole mitte keegi kaitstud ühegi olukorra ega raskuse eest. Ja kui juba seda teadmist nii-öelda harjutada, et mõnel inimesel ongi seda väga raske juba seda teadmist omaks võtta ja seda nii-öelda oma ellu tuua, et seda mõtet võib tõesti kas või igapäevaselt harjutada. Et öelda endale, panna endale kuskile mingid märkmed kirja, vaadata üle, et see ikkagi muutuks, see mõte muutuks nagu harjumuspäraseks. Aga ma korraks puudutan sellist natuke võib-olla hella teemat, et ma mõtlengi, et kui me räägime mingitest käitumistest, mis on selles mõttes sõna otseses mõttes nii-öelda kahjulikud, võib-olla isegi mingi vaimne või füüsiline vägivald on ju, et nii raske on sellistes olukordades öelda, et okei,
ma nüüd aktsepteerin seda, mis minuga juhtus. Et noh, ma tean lihtsalt enda elu näitest, kus ma olin hästi pikalt sellises kohas, kus ma ei suutnud nagu omaks võtta, et minuga selline asi elus on juhtunud. Ja noh, kui mul tollal hetkel ka juba tegelikult mu elus oli eneseareng väga nagu aktuaalne teema ja oli kohal ja see info tuli minuni, aga no ei suutnud ära klikkida sellega, mul oli lihtsalt, noh, ei ole võimalik, see on mingi nagu, noh, jama jutt, et nagu kõik ei ole võimalik elus aktsepteerida, see ei ole võimalik, ma ei saa aktsepteerida seda, et mingi inimene on minu suunal vägivaldne. Aga noh, täna muidugi ma olen jõudnud sellesse kohta, kus ma aktsepteerin seda, mis minuga juhtus. Ma olen isegi ausalt öelda täna sellise koha peal, kus ma olen tänulik, et see juhtus, sest see on nagu see väga suur põhjus, miks ma olen täna see, kes ma olen. Aga ma tean, et noh, 10 aastat kuskil ma olin sellises kohas, et ma ei suutnud seda aktsepteerida, see tundus mulle täiesti jabur ja rumal. Aga noh, milline vabanemine tuleb sellest, kui sa tegelikult võtad selle kontrolli enda kätte ja sa aktsepteerid täielikult, et see juhtus minuga, nii on, aga see on teinud täna minust selle inimese, kes ma tegelikult täna olen. Ja ma tahan siinkohal rõhutada seda, et mis sa enne välja tõid, et see mitte mingil moel ei tähenda heakskiitu. Just. Jah, et sa tõesti tõid välja sellised äärmuslikud või äärmiselt rasked olukorrad, et tõesti, kui on juhtunud inimesega ikkagi selline traumakogemus või traumaatiline kogemus, mis on ka siis ühekordne või on see korduvalt inimese elus olnud, et see on kindlasti väga raske, see paneb inimese ikkagi endasse sulguma, tekitab väga palju erinevaid uskumusi, usaldamatust, hirmu, väga sageli ka enese suunas, sellist viha, vastikustunnet, et need on kõik väga rasked tunded, väga valusad kogemused, väga kompleksne, et see on selles mõttes tõesti väga, väga keeruline koht, kus nii-öelda hakata siis seda aktsepteerimist harjutama, aga kindlasti see on, aktsepteerimisel on oma koht selles nii-öelda töös. Noh, me nimetame seda siis üldiselt nii-öelda traumateraapiaks ja traumateraapia siis selline üks osa on ka siis aktsepteerimine. Et noh, traumatööd kindlasti me ei alusta aktsepteerimisega, et kõigepealt me alustame ikkagi sellise nii-öelda mõistmisega rohkem ja sellise eraldamisega, et see, mida ma läbi kogesin, oli minu kogemus ja see ei ole kuidagi mina. Et see kogemus, see emotsioon, mida ma läbi selle kogemuse saan, väga sageli inimesed, noh, neil tekib väga tugevalt see sama tunne iseenda kohta ja nad usuvad seda kogemust nii-öelda või hakkavad ennast defineerima läbi selle kogemustunde. Et see nagu kindlasti nagu eraldada ja seal on oma nagu sellised eelnevad nii-öelda tööd, mida peab veel ära tegema ja siis jõuda selle aktsepteerimise juurde. Sest inimestel ikkagi tekib see tõrge, et kuidas ma saan aktsepteerida midagi sellist, mis on juhtunud, midagi nii koledat ja hirmsat, et see justkui ei tundu nagu loogiline ja ei paigutu nagu kuidagi sinna konteksti, mis on hästi normaalne. Et ja sellistel puhkudel kindlasti mitte nagu ka survestada ega suruda, et kõik käib ikkagi oma tempos, oma sammude läbi. Aga ühel hetkel, kui tõesti inimene on nagu jõudnud sinna faasi, kus see aktsepteerimine võiks siis nii-öelda juba selle inimese elus rakenduda, ta võiks seda hakata praktiseerima. Et võib-olla sellistel puhkudel tuleb mängu selline aktsepteerimise nii-öelda vorm nagu radikaalne aktsepteerimine, et seda me siis ka kasutame teraapiatöös ja enamastigi see pärinebki siis sellisest dialektilisest käitumisteraapiast, et Marsha Linehan on siis selle nii-öelda meieni toonud ja tema siis kirjeldabki seda radikaalset aktsepteerimist, et selle reaalsuse omaks võtmist kogu oma siis kehaga, oma südamega, oma hingega, et nii-öelda nagu lõpuni välja. Et ja tõesti harjutada nii-öelda seda lõpuni välja omaks võtmist. Ja see vajab ka ikkagi palju aega, palju harjutamist, sellist hästi teadlikku teadvel olekut iseendast. Et sellisel puhul nii-öelda jah, võiks siis võib-olla selle traumaga nii-öelda rohkem seda radikaalset aktsepteerimist, aga võib ka seda absoluutselt teistes olukordades elus samamoodi rakendada, et ei pea olema ainult traumakeskne.
ja ma mõtlen, et just see teine punkt, mida sa välja tõid, et pärast, kui sina oled siis oma aktsepteerimisega saanud kogemuse tänutundest, et tõesti nii see ka on, et aktsepteerimisele järgneb selline rahulolu tunne ja väga sageli tänutunne. Et ikkagi selline mõistmine, et miks need asjad on nii läinud ja tõesti see mõistmine sellest, et see ei ole kuidagi olnud minu süü või mina ei ole midagi teinud, et see asi on sinna läinud. Et selline, ja mida see siis mu ellu on tõesti toonud ja juurde andnud, et igasuguse kriisiga on siis ju võimalus nii-öelda edasi areneda ja mingeid muutuseid teha, et ei, absoluutselt, et mulle nii meeldisid väga paljud aspektid, mis sa praegu välja tõid, et mulle väga meeldib see radikaalne aktsepteerimine, et mulle muidugi, ma olen selline inimene, et mulle meeldib radikaalseid asju teha. Et kui siis juba lõpuni välja. Kui siis juba lõpuni välja. Kuigi ma pean tunnistama, et ega see aktsepteerimise teekond, see kindlasti ei alganud mul radikaalsest aktsepteerimisest. Et tegelikult, kui seda suuta teha kas või nagu alguses nii-öelda ratsionaalsel tasemel on juba väga hea, et tegelikult see teekond alati algab nii-öelda tibusammudega, on ju. Aga lihtsalt tänaseks ma tunnen, et see radikaalne aktsepteerimine mulle väga meeldib selle mõistena, et just nimelt hinge ja keha tasemel ka aktsepteerida. Et ütleme nii, et jah, seal on nagu pikk tee. Kindlasti. Jah, ja eks sa oled ilmselt ka ise kogenud oma elus, et mingeid asju ongi lihtsam ka radikaalselt aktsepteerida ja mingeid asju on raskem. Ja see on, ma ütleks ka, et see on ka protsess, et see ei ole mina enda kogemusest. Hästi huvitav oli teise asjana ma toon ka välja, et nii põnev, et see minu nagu päriselu kogemus läheb selle teooriaga nagu kokku, on ju, et kinnitab seda, väga huvitav asi tuli välja. Aga et just nimelt see, et tegelikult aktsepteerimisele siis järgneb üldjuhul selline tänutunne ja mõistmine ka sinna juurde, et ja ma just nagu oma tööst lähtuvalt võin nagu ka tõesti välja tuua, et inimesed, kes on siis tõesti hakanud seda aktsepteerimist rakendama oma elus ja jõudnud nagu ühel hetkel sinnamaani, et nad suudavadki nii-öelda radikaalselt aktsepteerida, on see siis tõesti olnud kunagine lahkuminek või siis oma perest tulenev olukord või suhe mõne pereliikmega või lähedasega. Et see, millise muutuse see aktsepteerimine inimese elus esile kutsub, et see on tõesti nagu imeline vaadata. Et just kui selline avanemine ja selline nagu üleüldine valmisolek võtta elu täpselt sellisena, nagu ta on, astuda vastu raskustele, et see hirm nagu igasuguse raskuse ja ootamatuse ees justkui nagu kaob ja inimesed on võimelised tõesti oma eludega edasi minema, et kui on ka olnud selline pikaaegne kinnijäämine mingisugusesse olukorda, et see, kui palju ikkagi rahulolu, mõistmist, avatust see inimeste ellu toob, et see on tõesti imeline vaadata. Siinkohal tahaks tähelepanu pöörata sellele, et kui inimesed praegu mõtlevad, minule lihtsalt väga klikkis ära see, et kus võiks üldse mõelda, et kas ma võiks sellega tegeleda, oleks mul sellest abi, siis üks koht, kus inimesed, kes praegu kuulavad, et kui sa tunned, et sa oled kuskile kinni jäänud, kui on mingi olukord, kus sa oled elus kinni ja juba tegelikult saad aru, et nagu päris tükk aega, et sellisel juhul kindlasti võiks siit võtta paar nõuannet, võtta seda infot vastu, sest see aktsepteerimine tõesti on abivahend selleks, et liikuda elus edasi. Jaa, absoluutselt ja hullemaks see ju nagunii ei tee, et selles mõttes ei ole mingit hirmu või ohtu selle proovimise juures, et pigem asjad võivad ainult paremaks minna, et isegi kui need muutused ei toimu kohe, seda märkamist enda sees, et midagi on minus muutunud, ei toimu kohe, siis halvemaks ega mitte midagi ei tee. Ja tõesti pigem proovida seda siis veel ja võib-olla natuke teise nurga alt, mõelda oma emotsioonide peale veel seal juures ja proovida ka neid aktsepteerida. Just nimelt, et kaotada ei ole mitte midagi, ainult võita. Ainult võita. Just. Ja ma mõtlesin, et ma toon selle näite ka siin selle radikaalse aktsepteerimise all, et ma armastan seda. Et
ma võin tuua ühe näite enda elust, kus mul oli selline raske lahkuminek, on ju. Ja kuna ma olen nii tugevalt endaga tööd teinud, siis ma täna olen suhteliselt heas kohas enda mõtete ja tunnete aktsepteerimisega ja läbi töötamisega ja nii. Aga tükk aega, kui ma seda inimest kohtasin, on ju, siis tundsin, et kehaliselt ikka tekivad mingid reaktsioonid, on ju. Keha tuli mu ellu tegelikult suht viimase nagu astmena, kus ma hakkasin oma kehaga nagu tööd tegema. Algselt ma alustasin ikkagi mõtetega ja siis tunnetega. Aga jah, et see on nii huvitav, et ikkagi käia need kõik 3 tasandit läbi, et üks tunnen, et keha ikka reageerib, on ju. Aga no see on ka väga okei. Seda on hea märgata, ma panin seda tähele, ma sain aru, et jumal tänatud, et ma olen nagu mõistusega aru saanud, et see olukord ei ole mulle hea. Tunnetega ma suudan ka ära diilida, on ju, et keha veel reageerib. Aga seda ka nagu märgata ja siis Just. Ega sellele oli lihtsalt vaja aega nagu, et seal midagi muud ei olnudki ausalt öelda teha, et ja lõppkokkuvõttes me ju korraga neid kõiki nii-öelda aktsepteerida ongi väga keeruline, et väga sageli ongi oluline võtta need nagu lahti osadeks, sest ega see tunnete, mõtete, selliste tajude, kogemuste eristamine on ka üks väga oluline protsess iseenda juures, enesest teadlik olemise juures. Ja kui me nagu nii-öelda teadvustame siis neid tasandeid eraldi, nad on kõik tegelikult eraldiseisvad, nad on osa meist, nad ei ole kindlasti mitte meie ise, nad on osa meist, aga tõesti seda, et seda aktsepteerimist saab alustada siis nii-öelda teatud osadest ja lõpuks siis jõuda sellise radikaalse aktsepteerimiseni nagu välja. Inimestel võib olla väga erinevalt, et minu arust mingid osad inimesed, keda mina olen oma elus kohanud, neil on palju lihtsam alustada üldsegi tunnetega tööd. Et mina lihtsalt olin kuidagi väga ratsionaalne, hästi pikalt enda elus tunded olid väga alla surutud, aga olen täheldanud, et inimestel võib olla seda hästi vastupidi, et võib-olla kehaliselt tuleb see muutus või emotsioon on palju lihtsam aktsepteerida, kui siis see, et su mõte lihtsalt tuleb kogu aeg peale mingit, et panna sinna nagu pidurit. Ja loomulikult ja inimestena me jäämegi kõiki oma näolisteks ja täpselt sellisteks, nagu me oleme ja mõnel on tõesti lihtsam orienteeruda oma emotsioonides, neid mõista, mõned käivad elu lõpuni nagu udu sees oma emotsioonidega ringi ja see on ka täiesti normaalne. Et see on ka üks koht, mida teadvustada iseenda jaoks ja see teadmine nii-öelda ju tegelikult aitab mind inimesena. Just. Aga ma tahtsin veel seda sinu kogemust ka siin lihtsalt veel korra välja tuua, et mul on nii hea meel kuulda, et sa oled aktsepteerimisega kuidagi nii heas kontaktis ja see, et kui palju see on tegelikult sind nagu elus aidanud, et seda on nii hea kuulda. Siin enda värsket või sellist nagu vahetut kogemust. Tõesti, et ma olen seda hästi tänulik selle eest, et see mu ellu üks hetk tuli ja tõesti võin öelda, et see abivahend on mind väga palju elus edasi aidanud. Ja ma saan aru, ma ütleks kõige rohkem võib olla selles osas, et ma julgen teha muutusi tegelikult. Et ma ei jää olukordadesse enam kinni. Et see on nagu, ma ütleks selline nagu kõige tajutavam nii-öelda päris elu benefit ehk siis kasu, jah. Et lihtsalt, iga kord, kui ma tegelen sellega, et ma vaatan otsa, et elus ikka alati tulevad need olukorrad, et ma ei ole sellega praegu rahul. Midagi on siin valesti. Et julgen otsa vaadata ja siis alati läheb elu paremaks. Alati. Mul ei ole mitte kunagi sellist kogemust, kus ma oleks saanud selle kogemuse, et ma nüüd vaatan otsa selle olukorrale ja siis teen muudatus, et midagi läheks nagu halvemaks. Ei saa öelda enda elus selliseid näiteid. Ei ole. Et pigem on just see, et kui jään liiga kauaks kuskile kinni, et ei julge teha seda otsust ja julge seda muutust tuua, et sealt jääb see kannatuse nagu pall veerema ja jääbki käima, on ju. Ja just. Et see on nii hea näide jälle sinu poolt, mis sa välja tõid ja see kinnitab jälle seda, kuidas tegelikult asjad elus ongi täpselt nii, nagu nad on. Ja see, mis juhtub, see ei ole enamasti meie enda kontrolli all. Et ja tõesti mõista seda, et need asjad on täpselt nii, nagu need on.
et see olukord, milles ma praegu olen, see on ka täpselt selline, nagu ta on. Et ma ei saa seda kuidagi muuta, see on fakt. Ja kui ma sellesse kinni jään mõeldes, et miks see ainult minuga nii juhtub või kuidas see nüüd saab siin minu elus olla, siis see lihtsalt põhjustab meile raskuseid juurde. No ma mõtlen, ma saan aru, et teil on nagu, sinul on selle väljaõppe ja see aktsepteerimine on tegelikult selles võtmes, et nendes olukordades, mida me ei saa kontrollida, on ja mina lihtsalt praktiseerijana ütlen seda, et minu jaoks ma võib-olla isegi olen kasutanud seda aktsepteerimise mõistet enda elus võib-olla laiemalt, et lihtsalt ma tunnen, et ma tõesti kasutan seda täna igapäevaselt, et nagu aktsepteerida lihtsalt elu sellisena, nagu ta on. Ja noh, ma ütlen, et isegi nagu nendes olukordades, et ma aktsepteerin ja siis ma hakkan nagu analüüsima, et kas ma saan siia midagi teha või ma ei saa. Et võib-olla, ma ei tea, kas aktsepteerimine on siis õige sõna, aga nii-öelda julgus vaadata otsa elule selliselt, nagu ta on. Ja siis nagu hakata analüüsima, et kas ma saan seda nüüd reaalselt lahendada, millest meil oli juttu, on ju, et kas ma saan siia midagi nüüd teha või siis ei saa. Jaa, selles mõttes täiesti nõus sinuga, et võib-olla jah, see teadvustamine on siis see kõigepealt, et see, ma olen teadlik sellest, mis mu elus toimub ja tõesti, noh, kui mul ka oli sõbrannaga tüli või sõbraga, on ju, ja tõesti, noh, see lihtsalt juhtus. Ühel olid oma pinged, teisel teised ja tuligi selline ootamatu tüli, mida ma ju tegelikult ei taha. Et siis me ei saa seda enam muuta. See oli ära, lihtsalt nii läks. See ongi see koht, kus ma siis aktsepteerin ja sealt edasi on see, et mida ma siis teha saan. Just. Ja tegelikult sellel olukorral on igatepidi probleemi lahendus olemas. Et kui ma jään lihtsalt vältima või oma tunnetesse kinni, siis sageli võib-olla see asi jääb kestma, venib pikale, tuleb kannatus sinna juurde. Aga tõesti see, et ma kõigepealt võtan omaks, nii see juhtus, siis ma mõtlen edasi, mida ma teha saan. Just. Et see on jah selliste nagu igapäevaste olukordade osas ja tõesti siin, noh, eks see on jah sükane küsitav, et kas ma siis ikkagi sain seda olukorda kontrollida või mitte, et kui see puudutab ikkagi teist inimest, siis see ainult minu kontrolli all ei ole. Et jah. Aga noh, kindlasti on olukordi, mis justkui võiks olla minu kontrolli all, aga ikkagi midagi juhtub tulenevalt siis mõnest tegurist, et siis loomulikult saab seda ka aktsepteerida. Aga just nimelt jah see, et sa ikkagist julged nii-öelda vaadata otsa asjadele tegelikult, et noh, see elu on lihtsalt nii palju lihtsam. Jah, mõtta siin on hästi hea näide on see, et käia nagu või olla oma elus avatud silmadega. Et kui ma panen silmad kinni või kõnnin pimedas toas, kus on igasuguseid asju, mul on palju raskem kõndida. Ma ikka komistan nende otsa ja noh, ma kuidagi ju ei pääse nendest üle ega ümber. Et need asjad on ikka seal. Need asjad on ikka seal. Jah. Aga avatud silmadega ma näen seda, mis mu elus on, ma näen neid kohti ja ma olen nendest teadlik. Et siis see lihtsalt hoiab ära nii-öelda seda komistamist, seda ebamugavust, et noh, siuke kompamine on ju ikka siuke väga ebakindel tegevus või kuidagi ärevust tekitav, sest ma täpselt ei teagi, et kuidas ma siis nüüd selles olukorras siis olema peaks või käituma peaks, aga just see nägemine, avatud silmadega oma elu vaatamine, et see pigem annab juurde. Absoluutselt, ma tooks siia siukse hea näite, mis mulle kunagi meeldis, ma isegi ei tea, kus ma seda enam kuulsin, aga selline ütlus, et ei ole olemas pimedust, on ainult olukorrad, kus ei ole valgust. Jah, see on väga hea point. Et asjad on ikkagist seal. Asjad on alati seal. Sest me mõnikord ikka mõtleme, et kui me nagu kuidagi ei vaata neid või peidame nad ära, et siis neid justkui ei ole olemas. Et see on justkui see, et ma kuidagi, noh, siuke igapäevane lihtne näide, et võib-olla kapis on siuke segadus ja viskan oma riided kuidagi sinna, et siis kui ma selle kapi ukse kinni panen, siis tegelikult mul on hea olla, mind nagu ei häiri see, aga tegelikult noh, ikkagi mingil hetkel tuleb meelde, et mul on ikkagi see segadus seal. Mingil hetkel kuskil koputab. Et ikkagi see on seal, et ma kuidagi nagu tegelikult see kuhugi kadunud ei ole. Et jah. Mõtlen, kas me oleme kõik olulised teemad ära puudutanud või on sul midagi veel, mis sa tunned, et on oluline?
noh, kuna see aktsepteerimine on selline väga lai teema, väga nii-öelda siis võib-olla teema, millel võiks peatuda väga pikalt ja jutt selle osas nagu otsa ei lõppe, et noh, kindlasti ma täna siin kõiki asju niikuinii ei jõua sellega seonduvalt ära rääkida, et aga noh, kindlasti sellistel väga olulistel osadel me oleme nagu peatunud. Et aga noh, võib-olla veel nagu sellest mõttest ka, et just selle aktsepteerimise, et mida see veel nagu mu ellu nagu tuua võib lisaks siis sellise rahulolu ja õnnetunde osas, et võib-olla selline mõte ka veel, et kui ma tegelikult aktsepteerin seda, mis minu elus toimub, mis minuga toimub, siis ma tegelikult juba automaatselt hakkan aktsepteerima ka seda nii-öelda teisi ja teistega seonduvaid teemasid. Et see mitte nagu ainult ei puuduta nagu võib-olla mingit ühte minu eluvaldkonda, vaid see tegelikult laieneb igasse minu eluvaldkonda. See on nii äge, et sa selle välja tõid, sest ma ütlengi, et siin tundub justki, et me räägime mingist ühest kitsast asjast aktsepteerimine, on ju. Ma lihtsalt tahan inimestele panna südamele, et see muudab sinu elu ära, kui sa hakkad seda tegema. Ja see ongi see, et tegelikult see on justkui ühe oskuse omandamine, on ju, aga see mõjutab tervet su elu. Ja. Tervet su elu, absoluutselt kõike, see mõjutab su suhteid, see mõjutab su tööd, et lõpuks, kui sa oled selle oskuse omandanud, sa saad seda kasutada igas eluvaldkonnas. Jah, absoluutselt. Jah, et oluline on see, et võib-olla tõesti selle nii-öelda mitte nii kinni jääda ka sellesse nagu oskusesse, vaid ka sellesse nii-öelda mindseti, et mis selle aktsepteerimisega nagu kaasneb, et tõesti, kui ma võtan nagu või võtan omaks endale selle mõtteviisi, et tõesti neid ootamatuseid ja raskuseid ja igasuguseid olukordi võib minu ellu tulla, et siis juba iseenesest see aktsepteerimine nagu laieneb siis kõikidele valdkondadele, et tõesti see oli sinu poolt nagu väga hea selline punkt, mida välja tuua, et see ei ole nagu nii jäigalt nagu kinni mingisuguses olukorras. Et tõesti nagu see võib olla seotud ühe kindla olukorraga, aga samas tõesti seda saab ka nagu laiendada nii-öelda sellise nagu mõtteviisina ka oma elus. Ja noh, kui ma sind kuulan, siis ma pigem nagu kuulengi, et sina oledki seda nagu juba rakendadki kui mõtteviisi oma elus. Et jah. Ma arvan, et kui sa ühe korra saad selle kogemuse, ma arvan, et see algab olukorrast. Aga lõpuks, kui sa saad selle kogemuse, siis see kuidagi loomulikult juhtub, sest see on nii positiivne kogemus, mis sa saad. Et see on lihtsalt nagu oleks puhas rumalus seda mitte ära kasutada. Et ma arvan, inimestena me ju kogu aeg püüdleme selle poole, et meil oleks hea olla ja parem olla. Et sa lihtsalt, kui see toob su ellu nii palju positiivset emotsiooni ja rahulolu, siis sa lihtsalt kuidagi märkamatult hakkad seda nagu rakendama ka mujal. No muidugi, ja ma arvan, et ka mitte märkamatult, vaid tahtlikult, sest kes ei tahaks oma ellu positiivseid emotsioone, rahulolu, heaolu, õnnetunnet, ja kui me saame kätte selle viisi, kuidas seda nii-öelda oma elus teadlikult suurendada, või siis ka ikkagi nii-öelda leevendada raskustel enda kannatust, et siis miks mitte seda nagu rakendada. Sa said üliolulisest sõnast kinni, et tegelikult see vastab täiega tõele, ma ütlesin valesti, et mitte teadlikult, tegelikult vägagi teadlikult. Lihtsalt kui sa seda piisavalt kaua praktiseerid, siis täna ma võin öelda, et see on juba nii loomulik osa minust, et täna see kuidagi toimub mul suhteliselt alateadlikult. Võib-olla kui mul on mingi väga raske olukord elus, siis ma pean seda nagu teadlikult endale meelde tuletama, on. Aga ütleme nii, et igapäevaselt see on kuidagi nii juba tavapärane osa minu elust, et see kuidagi toimetab juba ise. Aga alguses see on väga õige, et tegelikult see on nagu väga teadlik muutus, et see nagu niisama ei tule. Ja kindlasti, ja tõesti sellise harjutamise mõttes ka veel, et algusest ongi oluline seda teadlikult harjutada. Et tõesti võttagi see endale eesmärgiks, nii kui ma teadvustan, et mu elus on praegu raske olukord, on see siis tõesti partneriga lahkuminek, mingi väga raske tüli või mingisugune olukord tööl, mis pani mind kuidagi halvasti tundma või muu olukord, kus ma kuidagi kogesin sellist alandust või ennast sellises
halvas valguses nii-öelda, et siis ma saangi seda nii-öelda märgata, ma teadvustan, et see nüüd oli minu elus ja siis ma saan nii-öelda proovida siis päriselt seda aktsepteerimist nii-öelda oma elus. Just. No sinuga on olnud ülipõnev. Mina sain igal juhul enda jaoks väga palju tarkus ja meeldetuletust ja nii tore, et sa meiega olid. Minu jaoks väga oluline, meie kuulajad juba teavad, on see, et see jääks lihtsalt kuulamiseks. Siis ma väga palun, et te kuulajad võtaksite korraks pausi ja võtaksite märkmiku või paberi, kuhu saate kirjutada või telefoni. Ja Karina siis ütleks sihukest paar soovitust, kui sa oled tõsine ja ma loodan, et sa oled tõsine ja võtad aktsepteerimisega osaks enda elust, et mis need on esimesed sammud, mida võiks teha, et aktsepteerimist rohkem enda ellu siis integreerida? Ja et ma kõigepealt paari punktina tuletaks lihtsalt meelde need sellised mõtteviisid siia juurde, et meie reaalsus on täpselt selline, nagu ta on just siin ja praegu. Hea aktsepteerimine ei tähenda heakskiitu, aktsepteerimine ei pea tähendama, et see sulle meeldib. Ja järgnevad punktid siis võib-olla tõesti sellest, et kuidas seda siis päriselt rakendada. Et esialgu, nii kui te teadvustate, et nüüd ongi see raske olukord minu elus, et kõik emotsioonid, mis sellega kaasnevad, laske lihtsalt olla nendel tunnetel, andke aega endale, las need tunded rahunevad ja siis tõesti võib endale lihtsalt öelda, et see kõik on täpselt nii, nagu see praegu on. Ja harjutada nii-öelda siis neid 3 samme, et ega siin muud ei olegi. Aitäh sulle selle eest. Aitäh sulle ka. Küsiks siia lõppu veel ikkagist, kui inimestel on selle vastu sügavam huvi ja tahavad rohkem lugeda, on sul mõni hea raamatusoovitus anda neile? Jah, et eesti keeles sellist head kirjandust ei ole, aga mis mind on nagu kõnetanud, on siis ühe Ameerika psühholoogi Stephen Hayesi poolt on selline raamat nagu Get out of your mind and into your life, et see on nagu selline raamat, mida ma tõesti soovitan nagu siis kuulata, see on audioraamatuna olemas või siis täitsa lugeda nii-öelda päriselt raamatust. Suurepärane. Aitäh sulle. Aitäh sulle ka. Hästi meeldiv on tõesti olnud vestelda sellistel olulistel ja meid tegelikult abistavatel teemadel. Aitäh kuulamast.